Ja miks me seda teeme? Selleks, et edendada soolist võrdõiguslikkust, parandada aktsiaemitentide juhtorganite soolist tasakaalu ja vähendada soolist ebavõrdsust juhtimistasandil. Triina, sina oled sotsialist. Järelikult pead ennast feministiks. Mina olen ka feminist ja väga toetan seda eelnõu. Nüüd mina tahaks küll aru saada. Kui me esimest lugemist tegime, Jürgen Ligi ei suutnud meile seda ära seletada, et kuidas siis see vähem esindatud sugu tegelikult klapib selle transideoloogiaga, sest me näeme päris elus, kuidas transideoloogia võtab süstemaatiliselt ära viimase poole sajandi jooksul naisõiguslaste poolt välja võideldud naistele saavutusi ja lihtsalt lükkab nad kõrvale, küll naiste spordis, küll nõukogudes, et see seaduseelnõu räägib vähem esindatud sugudest ja see ei pruugi üldse olla naine. See ei pruugi üldse olla naine. Valitsuse liige ütleb meile, et sugusid on vähemalt 20, võib-olla 40, täpselt ei tea, number on vulav ja virdav. Et kuidas sina feministina Mina olen ka feminist. saad sinna juurde veel kiita, et jõle hea seadus, sest et sa tead, päris elu on näidanud meile hulluks läinud lääneriikidest, et see transideoloogia käib naiste arvelt. Antud küsimusele minu meelest rahandusminister vastas väga hästi. Kui selline erakordne olukord peaks meil saabuma, siis tuleb selle küsimusega tegeleda ja tuleb tegeleda delikaatselt. No Riina, ma siin vaidlen sulle vastu selles osas, et rahandusminister häid vastuseid andis seda eelnõud üle andes, et seda kindlasti ei olnud. Teine asi, ma vabandan otsekohese eest, aga minu arust sa oled natuke naiivne, kui sa arvad, et see eelnõu kuidagi naiste õigusi ja positsiooni parandab. Tõepoolest, minu kohta on korduvalt nenditud, et ma olen naiivne, ise ma pean ennast idealistlikuks, kuna konservatiivseid küünikuid on meil väga palju, siis ma arvan, tasakaalu huvides idealiste on meil vaja. Ma arvan, et meil on oluliselt rohkem liberaalideks nimetavaid poliitikuid, kes on küünikuid, kui konservatiive. Aga vaata, kui lapsed on naiivsed, siis see on nunnu. Kui täiskasvanud inimesed on naiivsed, siis see on ohtlik. Ja sa ütlesid, et me ei räägi siin millestki muust kui bioloogilisest soost. No meie siin või sina seal puldis võid ju rääkida, aga eelnõu ei räägi bioloogilisest soost. Eelnõu räägib alaesindatud soost. Ja nüüd me teame, Jürgen Ligi ütles, tema lahendaks asja delikaatselt. Jürgen Ligi ei ole elus ühtegi asja delikaatselt lahendanud, aga jätame selle kõrvale praegu. Vaat see seadus motiveerib freak show'd, friikide paraadi. Me toome näite sellest, me näeme seda mujal maailmas, sellepärast ma ütlengi, et ei tohi olla naiivne. Ameerika Ühendriikides Bideni režiim lõi nii-öelda rohelise raja sõjaväes transsoolistele ja üleöö tekkis 10 transsoolisi inimesi, kes said kohe admiraliks. Seksiga see eelnõu tegelikult absoluutselt ei tegele. Rahandusminister ütles, et mingit trahviühikuid ei tule, aga mina ikkagi loen teist korda seda seadust siin teise lugemise ajal ja siin on kirjas, toime pannud juriidiline isik karistatakse rahatrahviga kuni 400 000 eurot. Ja veel on siin siis see, et ka 400 000 ja siis 300 trahviühikut. Täiesti huvitav, et nõukogudes või mujal juhtivatel kohtadel olevad mehed ei taju, et nad on saanud ebaõige eelise oma soo tõttu. See peaks ka alandav olema, millegi pärast seda aru saama me ühiskonnas ei jaga. Lõpuks sooline tasakaal on meie kõigi huvides, eeskujud börsiettevõtete juhtkonnadest tulevad.